täna on sul sinuga koos starti minemas vähemalt 4 meest, kes kannab samasugust särki, et kui oluline see seltskond siis sinu jaoks tegelikult on ühe võistluse juures? No samasugust särki kannab täna meil 10 meest. Seltskond on meil väga mõnus. Katsume hoida ühist vunti. Siin on üks lähedamaid radasid, mulle hästi meeldib see rada. Aga muidu joosta ei jaksta, rattaga jaksan sõita, siis on tore. Ja metsas on toredam kui maanteel. Ma arvan, ongi täpselt see, et mulle väga meeldivad need karjääri osad oli. Et need on väga tehnilised ja seal saab ennast ikka mõnuga proovile panna. Tegelikult terve see rada on minu jaoks eriti see karjääri osa, kõik see loodus, ta on tehniline, siin on nagu kõike, aga just see karjääri osa teeb selle väga selliseks eriliseks minu jaoks. Sellepärast ma seda tahakski sõita iga aasta. Lõpus olin julgem, et läksin vähe suurema hooga hüppele peale ja siis nii see võit tuli. No neid pudelikaelased oli ka, kus keegi julgenud jälle mäest alla lasta ja kes ei saanud jälle mäest üles ja söksi klassikalisi tõkkeid oli. Tolmu ja vett ja kõike, ega korralikult matsiks ikka. Muidugi on mõnus, et see tehnilisusest on see ju jumala äge rada. Ma ei kannata neid kruusasirgeid, kus ma vändata ei jõua. No selleks peab treenima. Alutaguse maraton tehtud, nägu kergelt tolmule ütleks, et said vist päris ees lõpetatud. See ei olnud, ma ei tea, 150-200. Ei, äge rada. Pole viga, see on ju tegelikult päris kõva spordimehe koht. Esimese hooaja koht on päris normaalne, ma arvan. Ta on jah, siuke mõnus, siuke üles-alla ja kivine ja et kogu aeg vaatad, et rehv terveks jääks ja siuke normaalne, et ei ole mingi hull andmine. Alutaguse poolmaraton tehtud, räägi, kuidas oli? Päris hea, raske oli. Raske oli, mis teeb Alutaguse maratoni raskeks sinu jaoks? Siuksed aeglised lõigud ja tõusud. Kuidas ütlus on, et Boschi seeria on kõige tehnilisem, kõige raskem Eestis, et tuleb tõika möönda.